Minu nimi Enno Rahuja, ütlen, et esindan ESVET ja ESVE on ühtlasi Puitmajatootjate Liidu partner kui ka Katuse Fassaadimeistrite Liidu partner. Eelkõneleja jutule täpsustuseks nii palju, et meil on kogemus ja oleme löönud kaasa puitmaja projekteerimisrühmadega, kes on siis neid elemente valmistanud. Eelmise jutu jätkuks ka nii palju, et Puitmaja Liidu liikmed täna juba presenteerivad nii siin Tallinna Tehnikaülikooli ühiselamu renoveerimise projekti Saksamaal, viivad ellu elementide kogemust, paigalduskogemust, lahenduste projekteerimise kogemust, eksporti kui ka nii-öelda tehase tootluslike majade renoveerimise ja elementide tootmise viise ja kogemust, mis siis Eesti on omandanud. Kuna siin tugev tootja või esimene ehitaja oli Matek, siis Matek on selles kindlasti eesrinnas, aga meil on ka näiteid siin Eesti projektides teistega koos. Meie missioon on siis, et saaks kõik vajalik nii-öelda tehtud ja missioonil järgi visiooniks on see, et teeme ikkagi teie elu lihtsaks, turvaliseks ja tulusaks. Rääkida nüüd võtmes, et kuidas me saaksime teha selle lihtsaks, turvaliseks ja tulusaks, tooks välja esimene teema, ankurdamine ja betoon, insenerile kalkulatsioon, kuidas seda nüüd teha optimeeritult, võimalikult kiiresti ja edukalt. Ja teine on siis valdkond kalkulatsiooni pool on puit. Et püüame täna jõuda nüüd selle 35 minutises kiirelt 2 teemat läbi. Põgus tutvustus, keemiline mass, keemilised ankrulahendused. Ütlen nii palju, et miks ESVE? ESVE on üks laiema sortimendiga kinnitustarvikute lahenduste pakkuja Eestis kui Põhjamaades, kelle fookus on 90+% ainult kinnitustarvikud. Et me teame, et meil on olemas kindlasti Würth, meil on olemas Hilti, kõigil on samamoodi kalkulatsiooniprogrammid olemas, aga nendel on kinnitustarvikute portfelli osakaal on pigem alla 40%. Ehk nendel fookus on natukene kinnitust ja palju muud. Ja selles suhtes oleme kindlasti tubli pakkuja nii tehniliste lahenduste kui ka hinnakonkurentsi võtmes. Pööran tähele 4 tootele. 4 toodet keemilises sektoris on siis, kas on siis pragunenud betoon, kui me võtame SV1 on siis igasugused materjalid, seal kaasa arvatud looduskivid, tellised. Kui me võtame ICE, siis on talviseks kasutamiseks mõeldud, kus meil on teema miinuskraadid, tema hangumistemperatuur suvisel ajal on liiga kiire, vahest ja vähe aega lihtsalt ankrumassi paigalduseks, samas võib rakendada aastaringselt. Ja siis on HY, põhimõtteliselt võib teha ka veealuseid kinnitusi, kui on merelised kliimad ja vahest on uppunud lahendused, siis teoreetiliselt tõmbekatsed laborites on tehtud, küll sertifikaat seda ei näita, aga tehnoloogia on sama, ainult et liimi tuleb uputada siis täis augu ulatuses, et vesi oleks välja surutud sellest avast ja iseenesest täiesti teostatav. Kelle rohkem huvi saab presentatsioonis hiljem klikata linkidele toodetele edasi liikuda, mis on ESVE insener lahenduste juures hea teada, et ankru läbi mõõdud kuni 20 millimeetrit, hiirega näitan ka, et veebis kõnelejad saaksid näha, siis siin on juhtava läbimõõt on 2 millimeetrit suurem. Konkureerivatel lahendustel on 4 millimeetrit suurem. Ehk kui me vaatame kogu potti, kogu tehnilised lahendused, massikulu vaatet on 2 korda väiksem. Et sealt tuleb ka selle konkurentsivõime tehniliste lahenduste poole pealt iseenesest midagi kaotamas ei ole selles vaatevinklis. Nüüd
näide ka kärgtellises. Kindlasti teeme teile eraldi demopäeva, kus kellel soovi kärgtellisel, mis on hea teada, juhtava, mis juhtava puhul eripärast on kärgtelliste sektoris, on ilma löögita puurimine ja kes on seda tööd kunagi teinud, siis teab, kui ajakulukas see on. Ehk siis siin on ehitajal hinnapakkumises vahest suur eksimus olnud päris valus põhjusel, et ajakulu tööde tegemisel mõjutab nii tellingute renti, kraanade, tõstukite renti, augu puurimine on kulukas projekt. Ja teine on keemilise massi kulu, et kui ei kasutata hültsi, siis siin on näha, kuidas sees tuleb keemiline mass niisuguse siiruviirulises võtmes. See tähendab seda, et kõigepealt on ette puuritud juhtavasse paigaldatud hülts. Hülsil on niisugune mikroribistus, kus siis pressib selle liimi välja ja täidab ühtselt, mitte et ta ei jookse kohinal kohe kuhugi sinna kivide vahele ja pärast liide ei toimi nagu. Nüüd veel betoonilahendustest tooks täna esile betoonigruvi, kui keemilise massi pluss ja miinus on see, et me saame igale poole kinnitada ja kinnitused on reeglina väga turvalised, siis mehaanilise kinnituse suur pluss on see, et meil ei ole nii-öelda seda kivistumise kuivumise aega liimil. Kõik, mis saab pandud, paigaldatud, on koheselt kinni. Keemilisel massil on oma nii-öelda hangumise periood ja see tõstab siis selle montaažiaja pikkust juurde. Iseenesest on tooted olemas nii roostevaba kuumtsink kui tsingitud, ehk siis valik ääretult lai ja lisan juurde, et kalkulatsiooniprogrammid on siis nii puidule kui betoonile ja betoonis on olemas siis sortiment nii kiilankrud, betoonigruvid, keemilise massid, tüüblid läbimõõdult siis 6–30 millimeetrit, et on mida kinnitada. Ja nüüd, kui piiluda siin fassaadide renoveerimise, kus tugevalt on betooni kinnitamist vaja teostada, siis see oleks nii-öelda eilse teema jätk, kus eile küll oli klaas-alumiiniumfassaadid, aga sama kinnitusviis ja teema päevakorras. Nüüd, kui me vaatame peale kalkulatsiooniprogrammile, on olemas täitsa link, klikates sinna lingile saate õigele kohale. Betooniprogramm on nüüd alla laetav, et laete omale alla ja kuna Euroopas kalkulatsiooniprogrammi betoonitarvikutele toodavad 1-2 ettevõtet, siis kui te olete töötanud seal Heko, Vürt, Hilti programmiga, siis te saate väga hästi samamoodi hakkama ka SV kinnitustarvikute programmiga. Ja siin põhimõtteliselt esiplaanil ei ole mitte midagi erinevat. Kuidas on siis sammud? Sammud on meil järgmised, et meil on vaja nii-öelda leida või valida siis omal erinev toode. Siin me näeme ära, ankru läbimõõdud siis 8, mitte 6. Kuna tehnilised tooted hakkavad 8 läbimõõdust, siis siit see läbimõõd. Aga on 5 erinevat ankurdusviisi. Nüüd lisaks, kui piiluda, siis on kuidas käituda. Meil on kõigepealt on vaja vaadata siis mitu kinnitust meil lavale on vaja. Kas meil läheb ankur nii-öelda Kronstein seina külge 1 ankruga, 2-ga, 1 ovaalne, kujuv, teine fikseeritud või nii edasi. Et selle saab nagu välja vaadata programmist. Juurde saab lisada ka profiili kuju, kas on sile, iib, haa või toruraud, mis iganes. Ja ta võtab need arvutusmudelis kaasa. Kui me teeme nurgiku korral, siis võtame lihtsalt leht terase sinna lahendusse. Ja kui vaatame sealt edasi, siis kandur ilusti joonistub meil ka välja ja tegelikult on võimalik tema parameetreid muuta numbriliselt ka otse joonisel. Ehk siis klikates siin numbri peal saame ka neid muuta. Tehniliselt väga loogiline ja lihtne. Nüüd, kui piilume nagu tehnilistesse väärtustesse ja parameetritesse, siis näeme, et me oleme teinud valiku näiteks
keemiline ankur, siis ta pakub välja ka keemilise ankru jaoks sobivad lati parameetrid ja viskab juurde siis puuduoleva info puhul hüüumärgid. Need, mis jäävad nii-öelda oranžiks, siis nad ei kvalifitseeru, edasi saab siis vaadata lähemalt täpsemalt. Ja ütleme nii, et kui soov on salvestada projekt, siis saate jätta ka omal projekti salvestusse nii, et tulevikus neid andmeid enam sisestama ei pea, et saate liikuda sealt kohe uuesti menüüsse, võtta oma olemasolev projekt ja liikuda sealt hopsti edasi. Kui on vaja nüüd plaadipaksust muuta, siis võib olla olukord, kus plaadipaksuse muutmisega meil kinnitustarvikute valik võib muutuda, kuna pikkusest on tulenev, siis toob sealt teise toote välja. Siin siis ka näide jutust, kus vahest keemiline ankur ei andnud oma soovitud tulemust, toome näite välja, et vaatame tabelist, et 10 ja 12 toote puhul siin on mõlemad ilusti rohelises ja jah-sõna antud, küll 8 läbimõõt on meil nii-öelda punases ja ei ole aktsepteeritud kasutada. Aga kui hakkame lõpuks vaatama seda nii-öelda interactioni lahendust 3. võtmes, siis tuleb välja, et lõppsumma näiteks 10-sel on üle 100%, küll lõige ja tõmme mõlemad toetasid. See siis on nii-öelda arvutusmudelist tulenev tagasiside. Küll, kui me läheme reaalselt objektile, renoveerimisobjektide puhul, mis me teame, reeglina on vaja teha tõmbekatsed ja tuleb välja, et tegelikult projektis näidatud materjalid ei ole nende tehniliste väärtustega, mis on reaalne elu, siis sealt tulenevalt on meil vägagi palju üllatusmomente. Mis veel hea teada, ankrute puhul reeglina väljatõmbe tugevuse määrab ära betooni purunemine ehk siis see kooniline lehter ja servakinnituskaugus. Ehk siis need on ka ilusti projekti lahenduses välja toodud. Saate kaasa homme e-posti teel kohe näite sellest lõpp-protokollist, kus on siis kõik need samad detailipunktid välja toodud, ehk siis kui soovite teha oma manuaalse kontrollarvutuse, siis on võimalik sealt ilusti inseneril läbi joosta. Nüüd siin veel kinnitus, leht välja trükkida ja põhimõtteliselt olemegi asjaga ilusti valmis. Nüüd, kui me vaatame renoveerimine ja tõmbekatsed objektil, siis ma mõtlesin, et ma toon mõned pildid siia juurde. Siin on siis näited Eestis erinevatest projektidest, siin fassaadi näide gaaskukeroonpaneelist, mis tegelikult varieerus niiskuskahjustustest täpselt nii, nagu eelkõneleja ütles. Osa oli kohti, kus oli projekteeritud keemiline ankur ja tõesti kasutada ei saa. Kuna tegemist õnneks oli suhteliselt madala majaga, 2-3 korrus, siis insener antud lahenduses leidis lahenduse, kus tegelikult pani 2 korrust kandma esimese korruse nii-öelda vöö peale. Vastupidi just teemast, et ei olnud soovitatud, küll see oli hetke nii-öelda tee antud projekti raames. Aga kui me piilume, siis kaasa on vaja võtta hunnik kinnitustarvikuid. Kinnitustarvikute siis sõltumalt, kas on tüübel, betoonikruvi, kerkbetoonikruvi, igaühel oma eelis ja pluss. Kui me vaatame betoonrajatisega korterelamuid, siis siin samamoodi teemaks on sandwich, kus siis on vajadus ka vahest ja reeglina igal case'il kinnitada sisemisse kandvasse seina, sest me ei tea, mis on armeeringu omadus. Juhul, kui on tuulekoormust alusi võtta, siis saab rakendada ka välimist koorikut, kui välimine koorik on kinnitatud sisemise külge. Istusin ennem kõrvuti Andrus Taliaruga, kes tõi väga huvitava näite, et kui reeglina sisemine kandev seina element on 8-10 mm ja välimine koorik 4,
siis neil tuli olukord objektil, kus sisemine oli 4 ja välimine oli 6, et ei olnudki kuhugi kinnitada ja nemad hoopis loobusid lahendusest, nii et tegelikult meil võib olla projektide puhul igasuguseid üllatusi. Tegemist oli 5-kordse majaga ja kujutage ette, teil on selline seinaelement hoonestusse omal ajal sisse lipsanud. Nüüd näited siin kella peal kõrval, me näeme, et on liiteid, mis annavad välja ilusti 25 kilonewtonit, on ka kohti, mis annavad 35, aga siin on näha ka, et on meil 8 ja 4 kilonewtonise kohti, ehk see varieeruv tõmbeväärtuse tulemus on täiesti seinast seina. Siin on antud tegevus siis koostöös puitmaja tootja Esnoriga ja SV vahel, kus siis Pärnus projekteeritavad majad on olnud selle aasta luubi all nagu. Siin ka sõlmed, kuidas neid rakendati, aga idee poolest asi lihtne, kui eeltöö on hästi tehtud. Siin ka vaade Sillusest. Sillusel oli täiesti kõrvuti asukohtades, kus üks liitepunkt, vaadates siin, kus on praegu tõmbetester peal, oli 19 ja lähme kohe kõrvale, oli tulemus 3 kilonewtonit, et 6 korda põhimõtteliselt samas tsoonis väga lähestikku tehniliste väärtuste erinevus eksisteeris. Nüüd hüppe ruttu puitmajadele või puitliidetele ja räägime siis puitkinnitustarvikutest, siis siin tegelikult on meil teemaks 3 erinevat kinnitusviisi reeglina. Kõige vanem levinum võib-olla on pildil siin vasakul, kus vanasti ehitati kobade ja naeltega. See on siis puit liidetud otse metallelemendiga. Hiljem tuli kasutusse ka metallnurgikud. Piilume siia, siis metallnurgikute puhul on meil ankurdamine puitu siis läbi metallkronsteini ja kaasaegsem meetod on siis kaldliited, mis siis võimaldavad vältida liidetes prussikingad, nurgikud ja teostada ka täitsa piirdetarindi kandvate konstruktsiooni sõlmede lahendusi. Välja toodud täiskeermekruvide ja kruvide eripärasus, siis keermega liited seotud, metallelemendid peidetud puidu sisse, tähendab tulekindlam ja kuna puit iseenesest on reeglina kasutusklassis 1 ja 2, siis tähendab, et ta on ka väliskeskkonna eest kaitstud, kui me räägime tuuletõkkes seespool olevaid sõlmeliiteid. Nüüd kalkulatsiooniprogrammi suur pluss antud SV lahenduses on meil see, et täna on ta internetipõhine, te saate igal pool sisse hüpata sellele, lähete kas või mobiilis objektil, teete omal testkalkulatsiooni ära, info käes, saadate omale manuse kuhugi e-maili peale ja olemas. Kalkulatsioonil siis, mis hea teada, just nimelt ei pea alla laadima, online ühendus, saadavus, salvestatavus, PDF küll olemas, registreerute ja rakendate. Nüüd iga päevaga täiendame programmi juurde, ütleme nii, et järgmise 3 aasta jooksul tuleb paketis lahendusi samm-sammult lisaks juurde. Küll täna on välja valitud just need 2 lahendust, mis tegelikult täidavad igapäevase insenertehnilise arvutuse juures 80% kogu vajadusest. Eripärane on see, et on olemas risti nii-öelda lõikele kui tõmbele tegemise liiteks väga hea lahendus, mida katab võib-olla konkureerivatel lahendustel 2 või 3 mudelit. Siin on ka saab paralleelselt mõlemale poole liiteid panna, saab kinnitada ühelt poolt kui teiselt poolt kui ka läbivalt. Ehk siis võimalusi on ja hetkel võiks öelda isegi ainuksena, kellel on CLT lahenduste pakkumine olemas. Et tegelikult väga paljudel on täna CLT kalkulatsiooniprogrammid alles loomisel ja on näha, et varsti tulevad. SV täna tegelikult sellega turgu juba toetab.
Nüüd, kuidas kasutada? Esmatutvustusel sisestan profiili projekti, valin siis kõigepealt liitetüübi, vasak või parem lahendus siis, ja vaatan, et kas soovin teha kinnituse ainult lõikel või tõmbel või siis on vaja nurga all liiteid, sellest tulenevalt on see otsus. Nüüd, kui järgmise sammuna vaadata, siis valin sealt pildilt sõlme. Kas sõlm võib olla ka 90 kraadi all, võib olla ka nurga all ja pealtvaates ta võib olla siis ka samamoodi 90 või nurga all. Et igal juhul, kui liitetüüp on valitud, saame valida puidu. Igapäevane kasutaja võtab omale võib-olla natuke lahjema puidu, muidu on C24 meil, ja saab valida ka siis CLT, mis on antud pildilahenduses välja toodud. Mis veel? Kalkulatsiooniprogramm siis toob meile hulgaliselt kinnitustarvikuid välja, annab meile ka mõõdud ja tüübid ja ongi rakendatavus olemas. Ma programmil pikemalt ei peatu, kes on kasutanud puidu kalkulatsiooniprogramme, siis ta kindlasti leiab selle lihtsa rakendusena ja kes on esmakordselt, siis midagi keerulist ei ole. Nüüd, kui me jõuame disainkoormusteni välja, siis on võimalikul väljalaske lehel ka teha omal kontroll kiirelt pisterine arvutus, saab kätte kinnitustarvikute spetsifikatsiooni nime ja mis EAD dokument, vana nimega ETAG dokument projekti nõudis, ta nõudiski toote nime ja ETA numbrit või siis sertifikaadi numbrit. Et sellega ongi info lihtsalt kohe käes olemas, inseneri jaoks ja ehitaja jaoks väga lihtne teha otsust. Nüüd 2 kalkulatsiooniprogrammi peale näitena kokku. Betoonisektoris number 1, tihtipeale ehitaja eksib paigaldusviisis. Ta ei tule selle peale, et vaadata pakendil paigaldusjuhendist või võtta korraks välja see paigaldusviis. Oli projekt, kus järelevalve helistas, et mehed, kas seda kinnitust tohib niimoodi panna, näitab, et tüübel kinnitusel tüübel hakkab juhtavas ringlema, mis välja tuli, ehitaja oli puurinud ilusti juhtava, paigaldanud avasse tüübli, siis tuli Kronsteiniga peale ja hakkas keerama. Ja nüüd seesama Kronstein ei toetanud tüübli hoidmist liites, ta seal taga hakkas lihtsalt rullima, siis see pea jäi veel distantsina natuke segama. Tegelikult parbil 5 näitas, et puurin juhtava ja läbi Kronsteini paigaldan kohe tüübli, ehk siis see komplekt peab olema terviklahendus. Väga selge, lihtne, aga pisikene eksivus ja tegelikult see võib kogu projekti tehnilised väärad bussi keerata. Ehitussektor täna katuse ja fassaadisektoris ei oma ehitustase 3-4 paigaldusmeistreid just nimelt fassaadide poole peal, siis see on see, mida Katuseliit küll tahab ka välja arendada, aga mõte on selles, et kui teil ei ole seda paberit, et oskust panna, küsige kinnitustarvikute müüjalt ka paigalduskoolitust. Et veel parem keemilises valdkonnas, et tal on lausa tunnistus, et ta on saanud aastase kasutuseks õppe, iga aasta võib käia seda täiendamas ja tunnistus taskus, mis annab talle ka turvatunde, et ta on professionaalne montaažimees objektil. Aga see on pigem siis nii-öelda tulevikku suunatud sõnum, aga paigaldustega tekib väga palju meil eksimusi igapäevasektoris. Viimane samm siis kalkulatsioon lõpetada, PDF välja objektile, tellijale saab märkida ka ära, kes objekti ja kõik ära siduda, vajadusel ka projekti joonistega ja paigaldusjuhised juurde. Nii, nüüd on mul jäänud veel niisugune aeg lännaks ennem 6 minutit üle, ma näpsan sealt mingi 3-4 minutit, et ma panen siit nüüd juurde veel paar lisainfot. Need on need lahendused, kuhu me ühel päeval tüürida tahame ja pakkuda. Siin on nüüd uued tooted, mida me pakume. Need 4 toodet on täiesti nomenklatuuris olemas ja kalkulatsiooniprogramm juba toetab ja tulemas on ka kohe need, mis on siis puhtalt massiivse puidu kasutajatele, kes tegelevad liimpuitaladega, kes teevad kandvate konstruktsiooni ehitustega
Et igal juhul me turul oleme olemas kalkulatsiooniprogrammis, need tooted on juba sees ja novembrist oleme tubli süsteemse kinnituslahenduse pakkuja ja viimase 4 plokiga siis juba paari kuu pärast, siis on ta füüsiliselt ka laotootena olemas. Nüüd puudutan tööiga. Tööiga on iga tootesektoris tähtis punkt ja mida oleks hea teada. Et küsimus, kas tööiga projektis on numbrina märgitud või sõnana? Mis Eestis täna on, oskab keegi kommenteerida? Tihtipeale me leiame võib-olla, et ei ole midagi märgitud, siis on kõik automaatselt 50 aastat. Millele ma tahan suunata tähelepanu on EIOTA juhenddokument 002 ja kui ma küsin siin, et mis on tööiga näiteks puidutarvikutele kinnitustarvikute valdkonnas, siis see on sertifitseeritud kõik puidutarvikud 50 aastat. Saame edasi betoon. Betoonil on aluskriteerium, samamoodi piirdetarindiliited 50 aastat. Kui me lähme nüüd fassaad, kaasa arvatud katus, aga fassaadil on olemas EAD dokument, siis seal tegelikult on kinnitustarvikud 25 aastat. Ja kui me läheme lamekatusele, siis lamekatusel on 10 aastat. Et lihtsalt teile aluseks hea teada. Ja nüüd, kui ma ehitan 25 aastast lamekatust või ehitan mõttes 50 aastast fassaadi, siis ma pean tegema seal natukene upgrade, ehk siis tõstma üles kvaliteedi omadustelt toote, mis täidaks ära selle 10 asemel 25, 25 asemel 50 aastat. Ehk see on nagu see, mis jääb tihtipeale nägemata ja EAD juhendi järgi need numbrid näevad siis niimoodi välja. Nüüd, miks ma soovitan kasutada sõna, mitte numbrit? Ja see tuleb sellest EIOTA 002 dokumendist. Ehitaja, pange omale lepingus samamoodi, minu hinnapakkumine on tehtud tööeaga, näiteks normaalne. Normaalne ütleb mulle, et see on 50 aastat, võtan järgmise pildi, mida ma siin pildil näen. Ma näen seda, et see, mis on mul siin normaalne, on aastates 50 ja kui me räägime elupikkusest lahendusest, on 50, kui me lähme vaatame mingi vaevaga vahetatav sõlm, siis see on 25 ja reeglina need on fassaadid ja reeglina need on katused, kui just ei ole tegemist piirdetarindi sõlmega. Kõik, mis on piirdetarindist peale poole, ongi meil tegelikult 25 ja kui te olete teinud pakkumise normaalne, siis te tegelikult saate ka oma eluea, tööea kinnitustarvikute valikus nii projekteerija, arhitekt tõlgendada sellele 25 peale, eri olukordades ka 10 peale. Toon näiteid. Kui me teeme katuse fassaadi töid ja meil on määratud sinna normaalne, siis tegelikult peale keskmist, kus on 25, tõlgendatakse juba kõik sertifikaatidega samamoodi, kui ma võtan tervik ETA sertifikaadi, siis see on meil 25 aastat. Kui ma võtan tervik EAD alusel lamekatuse lahenduse, siis ta on tegelikult 10, kui ma ehitaja või tellijan tahan saada 25, siis me peame valima juba paremad materjalid ja peame valima sinna ka sobivad kinnituslahendused sisse, et saada see 25 kätte. Nüüd näide, kui me teeme omale katust, siis päiksepaneelid samamoodi 25 ja katus samamoodi 25. Kui me läheme sinna, teeme käiguteed, need on väga lihtsalt vahetatavad tegelikult, seal me võime ka taandada alla 10 aasta peale. Või siis turvatarindid, mis seal on, turvatarindeid peab inspekteerima tegelikult iga aastaselt ja ei ole probleem neid lihtsalt ära vahetada, kui on defektid või probleemid kiirema ajaraamis. Nüüd lõpetuseks puidu juurde käib kasutusklassid, kõik teate, et on olemas kasutusklassid 1, 2 ja 3 ja reeglina meil ehituses ongi 2 klassi, on 1 ja 2, 3 on juba väljas ja märjas liites, niiskuse info on olemas ja mis me näeme, et kui me lähme siin kasutusklassi 3, siis meil on kohti, kus meil on roostevaba ja kui me lähme kasutusklassi 2, siis me saame tegelikult tihtipeale singitud toodetega hakkama. Mis veel hea teada siin on see, et on olemas juba kehtiv uus standard, mis ei asenda veel eelmist, mis tähendab, et ta on kui juhend,
mis annab meile ülevaate, et valmistuge ja võite ka teha nendele uutele viidetele. Ehk siis on olemas uus klass nimega T, T on siis puiduklass, timber classes. Ja timber classes annab meile vastavalt niiskuse sisaldusest puidu happelisuse ja sealt väga kardinaalselt võib muutuda meil ka pinnakatte ja kinnitustarvikute valik. Teile lihtsalt hea teada. Minu poolt kõik ja täna ma rohkem ei räägigi.